Nii, tere! Jalutan pisut ja mõtisklen kiiresti paarist asjast, mis on mul südamel. Paari viimase päeval ma olen mõelnud selle üle, et teatavad vandenõud võivad olla tõesed. Ja nad on paar sammu eespool, kui on tõendid, aga nad on tõesed. Aga võib-olla teatavad ei ole ka, või teatavad on ainult osaliselt tõesed, eks ju. Aga kas on mingid vandenõusid, mida ma nagu näen ja mida ma nagu tõestada ei suuda? Jah, üks on küll. Mul on selline, ütleme, uskumus, et kuskil on keegi, või võib ka palju olla, kes on otsustanud kontrollida, kui palju on võimalik inimesi allutada. Ja et seda teha, on nad läinud selliste alusväidete või alusväärtuste kallale. Ja siis, kui inimesed muudavad midagi täiesti, kui see kõigile ilmselge, mingit sellist uskumust, siis on nende nagu töö tehtud. Ja üks, alusväide, mis pole keegi kunagi kahelnud, väidavad viimastel aegadel, on see soo küsimus. Alati on teatud, on kaks sugu, eks ju, meessugu, naissugu. Kõik muu on selline, mütoloogia. Muidugi on teatud, et on olemas mehi, kellele meeldib käituda nagu naised ja on naised, kellele meeldib käituda nagu mehed, ja. Aga see on lihtsalt selline eluvalik. See ei muuda kuidagi sugu. Ja loomulikult on ka looduse kõrvalekalded, aga jällegi kõrvalekall ei muuda midagi tegelikult. Ja nüüd ongi selline olukord, et nad mõtlesid välja selle, et on hästi palju sugusid, võib-olla on isegi lõpmatu arv, sest nad pidevalt voolavad. Ja vaadata, kui paljud inimesed sellega kaasa lähevad. Päris palju on kaasa läinud selle totrusega. Aga mis on selle puhul huvitav, on see, et kaasa on läinud mitte need, kes on nagu algusest peale selle totruse sees olnud, vaid ka need, kes on vanemad inimesed, 50-tes, 60-tes eluaastates, kes mäletavad ju väga hästi seda teist olukorda, või mitte, et ei mäleta seda, vaid ka ise nagu poolsid seda teist olukorda, sest ma ütlen, et kui te päriselt arvate, et on olemas lugematu arv sugusid, või ma ei tea, mingi kindel arv, mis on paika pandud, mingi selle arvuga tuleb ka ettevaatlik olla, sest see, mis on täna hea, võib homme olla sallimatus, eks ju, nende arvates, siis minu küsimus on, miks nad varem seda ei teinud? Miks nad varem ei uskunud kõigesse sellesse? Miks nad varem seda ei rääkinud? Mul on väga hea näide, et kui ma olin koolis veel Vene aja lõpuaastal, siis oli mul selline aine nagu ühiskonnaõpetus, mida andis advokaadiks õppiv noor naine. Ja pidime lugema Eesti kriminaalkoodeksit, teatavalt seal on sees, et paragrahv, et ütleme, meessoost homoseksuaalid, eks ju, tolla kusti natukene teistsuguse nimega, lähevad vangi, eks ju, 8 aastaks, kui ma nüüd ei eksi, jah. Ja ma mäletan, ma ütlesin klassis, et minu arvates ei ole õige, et nad vangi pannakse. Et see ei ole õige. Et miks, eks ju. Ma ei näinud selle nagu mingit põhjust, miks seda peaks tegema. Aga mis hämmas selle puhul, et mina olin ainuke, kes seda ütles, et kõigil teisel oli võimalik ka sõna võtta. Ja samamoodi, et tol ajal, eks ju, oli võimalik sõna võtta endale olulistel teemadel tegelikult. Ja seda ei tehtud. Ja kui seda ei tehtud, siis on selge, et on toimunud mingisugune ülalt peale surutud ideoloogia omaks võtta. Mis tähendab omakorda, et ei ole väga võimalik enam inimestega vaielda või midagi üldse arutada, sellepärast, et ma ei ole kindel, kas ma arutan inimesega või ma arutan kellel on peale surutud mingisugune ideoloogia kuskil mujalt ja kes homme hakkab teesklema, et seda ideoloogiat pole kunagi peale surutud ja ta on hoopis teine ideoloogia. Praegu me näemegi muutused, kuna Ameerika Ühendriigid on teatavad muutused, eks ju, juba üle võtnud, eks ju. Mitte muutused on läinud tagasi selle tervemõistusliku arusaama juurde, et on ikkagi ainult kaks sugu, mitte rohkem. Siis ongi tekkinud selline teatav vaikus või teatav mahenemine.
mis näitab jällegi, et inimestel ei ole see ideoloogia oluline, sest kui ta oleks oluline, sest ju raiuks seda siiamaani edasi. Ja nad oleksid teinud seda ka minevikus. Et ühesõnaga, kui kuskilt tuleb kuskilt mingi ideoloogia, järsku on inimesed nagu oleks keegi lülitit vajutanud ja inimesed järsku usuvad millessegi, eks ju, siis siis võib-olla pole tegemist adekvaatsete isikutega, kellega pole mõtet võib-olla isegi vaielda. Mitte võib-olla, vaid kindlasti pole mõtet vaielda, sest homme väidavad, nad usuvad midagi muud.